Ja ma olen sellega täna täiesti nõus. Ma mäletan, et kui ma olin noorem ja rumalam, siis ma nägin, see oli 10 aastat tagasi, ja nägin neid artikleid, mida Mariann Simovart kirjutas horisontaalsetest eesmärkidest riigihangetes. Ja ma mõtlesin, et see on mingi pseudoteema. Et keda selline huvitab, riigihangete mõte on ju jõuda ikka lepinguni. Et see on ju, siis on hanke olnud edukas, et kui ta saab lepingu ja hakatakse midagi ehitama. Aga täna ma mõtlen, et see on minu meelest hankija töö kõige tähendusrikkam osa. Et koostada see tehniline kirjeldus ja kvalifitseerimistingimused ja teha see menetlus läbi, ja väga põnev, õpib palju. Aga see, et muuta Eestit või maailma natukene paremaks või vähemalt mitte halvemaks, ma arvan, et see on väga tähendusrikas. Ja tõepoolest kujutame ette, kui me ostaksime näiteks kooli transporditeenust ainult madalama hinna alusel. Ja meil muid mingisugused reeglid ega nõudeid ei ole. Ja mis juhtuks? Juhtuks ju lihtsalt selline labane hinnakonkurents, sest see on sunnitud, eks ole, riigiga tahetakse äri ajada ja sellises olukorras võidab see, eks ole, kes pakub kõige madalamat liinikilomeetri hinda. Ja mis siis saab, et kus see madal hind tuleb, see tuleb ju näiteks bussijuhtide palkade arvelt ja ma arvan, et see on inetu. See oleks inetu, me ei tee niimoodi ühistranspordisektoris hankeid. Ja tegelikult me peaksime vaatama ka kõikides sektorites, et kas meil on suure turujõuna mingisugune vastutus selle eest, et mida ostetakse mitte. Kas Tallinna linn peaks näiteks mõtlema selle peale, et millised bussid siin ringi vuravad, et kas nad võiks olla müravabad? Muidugi võiksid. Eks ole, et kes sellist tehnoloogiat peamiselt ostab, et riigid, teede ja tänavate hooldus, eks ole, kes on seal turujõud? Seda ostab eeskätt kohalik omavalitsus või riik. Et väga paljud IT-sektoreid, IT-andmebaas, eks ole, arendavad riigid, et tuleb ära kasutada seda ütleme, potentsiaali ja võimalust, mis riigil on. Ja seda tuleb tõesti teha nagu targalt, et see ei saa olla mõttetu. Me ei saa lihtsalt selleks, et saada linnuke kirja, et ma olen teinud midagi keskkonnahoidlikult või ma ei tea, sotsiaalselt vastutundlikud, ja siis ma panen midagi sinna hankedokumendis kirja. Et see peaks olema päris asi. Et kui ma ikkagi küsin mahetoitu koolitoidu hankes, siis ma peaks mõtlema selle üle, et miks ma seda teen. Kas mahetoit on tervislik? Kas mahetoit on keskkonnahoidlik? Kas see, kui Eestis ei ole seda mahekartulit, see tuleb Leedust, et kas see on mõistlik? Teiseks tuleks vaadata seda, et kui ma neid strateegilisi väärtuseid riigihankes sisse kirjutan, et kas siis keegi kontrollib ka neid. Sellepärast, et näiteks just koolitoidu hangetes, kus nõuded on ju paigas, toidu kooslused ja kõik on nüüd teada, määrustega ära reguleeritud. Hinnakonkurentsi nagu ka ei ole, sest paljudes omavalitsusest on ju koolitoidu hind on ära fikseeritud. Kuidas sa leiad selle eduka pakkuja? Siis otsitakse igasuguseid kvalitatiivseid kriteeriume. Igast lubadusi, et kas sa 25% oma toorainest tood kuskilt, ma ei tea, mahe toorainest või kas see, mis toiduga kokad köögis siis opereerivad, et kas see on näiteks toodud 35 kilomeetri või 100 kilomeetri raadiusest selles hanki asukohast, et seda logistikateed vähendada. Et ja, need on ilmselt kõik nagu asjakohased sellised keskkonnahoidlikud nagu nõuded, aga kui lepingu täitmise käigus keegi neile tähelepanu ei pööra, siis mis juhtub riigihangetes? Juhtub see, et need, kes valetavad, saavad suure konkurentsieelise. Ehk siis see järelkontroll sageli riigihangetes unustatakse ära, sest et kuidagi teema on ju möödas, riigihange on ju õnnestunud ja lepingusse on ju jõutud. Ja mis on ka oluline nende strateegiliste hangete puhul on see, et peaksime ikkagi mõtlema, et see ei oleks ideoloogiline ma ei tea, relv või ideoloogia peale surumine riigihangete kaudu. Et ideoloogia, nagu seda on filosoofid öelnud, sünnitab valeteadust ja seetõttu peaks olema kriitiliselt vaatama, milliseid väärtuseid me tahame edendada riigihangete kaudu ja millised võib-olla ei ole nii olulised, et USA-s, eks ole, käib praegu see debatt väga elavalt, et kas diversity hire näiteks on olnud avalikul sektoril kasulik või mitte. Me ei taha sinna laskuda, aga see on näide, kuidas otsuseid, võib-olla värbamisotsuseid näiteks tehakse ideoloogilistest kaalust lähtuvalt, mitte sellest, kes võiks olla parim töötaja. Ja sama asi riigihangetes minust väga oluline, et lugema ei peaks see, mis ideoloogiliselt klapib, vaid et mis näitab mulle parimat pakkujat ja parimat pakkumust.